Tervist! Mõtle korraks, kui mitu tundi sa oled oma elus kulutanud esitluste tegemisele. See disainimine, õigete sõnade otsimine, no on ju tüütu. Aga kujuta nüüd ette, kui sa saaksid kogu selle aja tagasi ja looksid midagi, mis näeb välja tõeliselt professionaalne ja seda vaid mõne minutiga. Just täna ma näitangi sulle, kuidas see täpselt käib. See tunne on ju tuttav, eks? See tühi valge leht või slaid vaatab sulle lihtsalt vastu. Inspiratsiooni pole kuskil ja kell tiksub halastamatult. See on nii masendav ja ausalt öeldes täielik ajarask. Aga mis siis, kui ma ütlen, et just see alustamine võikski olla kõige lahedam osa kogu protsessist? Okei, vaata nüüd seda. See näeb ju välja, nagu mõni kallis disainer oleks selle teinud, on ju? Täiesti puhas, pilku püüdev. Aga tead mis? See kõik siin, see loodi tegelikult ühe ainusa lausega. Jah, ühe lausega. Ja aega kulus alla 5 minuti. See ongi Gamma AI puhas maagia. Nii, tänases ülevaates teeme selgeks, mis asi see Gamma üldse on. Siis loome koos sinu esimese projekti päris nullist. Seejärel lihvime selle täiuslikuks, vaatame, kuidas seda maailmaga jagada ja lõpuks räägime natuke sellest, kuidas tehisintellekt saab sinu parim loopartner. Lähme ka asja kallale. Okei, alustame siis kõige olulisemast. Mis asi see Gamma siis täpselt on? Kujuta ette, et sul on oma isiklik disainer ja tekstikirjutaja, kes on sinu jaoks olemas 24/7. Sina lihtsalt annad talle idee, ühe lause, ja tema loob selle ümber kogu struktuuri, kirjutab tekstid ja valib pildid. Mõtle, sa ei pea enam kunagi muretsema mingi fondi suuruse või värvide sobitamise pärast. Sina saad keskenduda sellele, mis on päriselt oluline, sinu sõnumile. Aga aitab jutust, lähme nüüd asja kallale. Ma tahan sulle näidata, kui naeruväärselt lihtne see tegelikult on. Teeme kohe siin ja praegu sinu esimese esitluse koos valmis. Oled valmis? Kogu protsess on tegelikult ainult 4 sammu. 4 lihtsat sammu. Esimene, alustad uut projekti. Teine, kirjutad oma idee. 3, lased tehisintellektil visandi luua. Ja 4, valid kujunduse. Ongi kõik. Vaatame nüüd iga sammu natuke lähemalt. Nii, kui sa oled Gammase sisse loginud, siis just selline vaatepilt avanebki. Ja kõik, mis sa tegema pead, on leida see suur lilla nupp, millel on kiri Create New AI. Just siit see maagia pihta hakkabki. Vajutame peale. Nüüd pakub Gamma sulle paari valikut. Sa võid, kleepida sisse mingi olemasoleva teksti või isegi faili importida. Aga see kõige ägedam ja kõige populaarsem valik on see keskmine. Generate. Just siit sa saadki alustada täiesti nullist, kasutades ainult oma ideed. Okei, ja nüüd tuleb kõrge tähtsam osa. See on sinu idee, sinu käsklus tehisintellektile. Ja siin on üks reegel. Mida täpsem sa oled, seda parema tulemuse sa saad. Ära kirjuta lihtsalt kohviku äriplaan. See on liiga üldine. Kirjuta midagi sellist, nagu siin näha on, detailidega. Mida rohkem infot sa talle annad, seda paremini ta sinust aru saab ja seda vingema asja ta sulle valmis teeb. Ja nüüd, vaata seda. See on lihtsalt uskumatu. Vasakul on see meie üksainus lause, mille me just kirjutasime. Ja kui sa vajutad nupule Generate Outline, siis mõne sekundiga loob Gamma sulle paremale poole terve esitluse kava, koos kõikide pealkirjade ja alateemadega. See ongi põhimõtteliselt sinu esitluse luukere, mis on juba valmis. Nii, ja enne suurt finaali on jäänud veel üks samm. Vali endale meelepärane kujundus. Siin on erinevaid teemasid. Mõtle korraks, mis meeleolu sa tahad luua. Kas midagi ülimat professionaalset või hoopis midagi lõbusamat ja värvilisemat. Kui oled oma valiku teinud, vajuta Generate ja hoia nüüd hinge kinni, sest kohe juhtub midagi ägedat. Ja voilà, Gamma on sulle loonud täiesti valmis esitluse. Aga see ei ole nüüd kindlasti see hetk, kus sa mõtled, et arvuti võttis võimust. Oi, ei, vastupidi. Nüüd algaks see kõige loomingulisem ja lõbusam osa. Kuidas teha see esitlus päriselt 100% sinu omaks? Esimene asi, mida sa ehk märkad, on see, et Gamma räägib kaardidest, mitte slaididest. Aga ära lase ennast sellest segada, see on põhimõtteliselt täpselt sama asi. Mõtle neist kui slaididest. Sa saad neid ümber tõsta, teksti muuta, pilte vahetada, põhimõtteliselt kõike teha, mida sa tahad. Aga eriti põnevaks läheb asi just piltidega. Jah, AI paneb sulle sinna mingi teemakovase pildi, mis on, hea algus, aga see ongi ainult algus. Sa saad sellest sama pildiga edasi mängida, kasutades tehisintellekti, et luua midagi, mis on täiesti unikaalne ja täpselt sinu nägu. Näiteks, kujuta ette, et AI andis sulle lihtsa joonistuse kohvidast.
nüüd saad sina talle öelda, kuule, muuda see pilt fotorealistlikuks ja pane taustale üks soe ja hubane kohviku interjöör, kus on näha ka kaminatuli. See on nagu sul oleks oma isiklik fotograaf ja kunstnik ühes, kes suudab luua absoluutselt kõike, mida sa välja mõtled. Ja muide, kui just selliste võimaste käskluste kirjutamine sind huvitab ja sa tahad õppida, kuidas tehisintellektist päriselt viimast võtta, siis viska pilk peale lehele tehisarukas.ee. Ja muidugi, et olla kursis kõige värskemate nippide ja uudistega, jälgi meid ka Facebookis. Nii, sinu meistriteos on valmis, see on lihvitud ja näeb suurepärane välja. Mida me nüüd sellega teeme? Loomulikult jagame seda maailmaga. Ja Gammal on jagamiseks mitu head varianti. Sa võid selle alla laadida täiesti klassikalise PowerPointi või PDF-ina. Või, mis on veelgi lähedam, saate lihtsalt lingi, mida saab avada igal pool. Ja nüüd proonib. Sa saad isegi vaadata statistikat, ehk siis näha, kes su esitlust vaatas ja mis slaidid neile kõige rohkem korda läksid. Päris võimas, eks? Okei, lõpetuseks mõtleme korraks natuke suuremalt. Sest Gamma ei ole lihtsalt üks järjekordne tööriist, mis teeb sinu eest mingi tüütu töö ära. See on tegelikult midagi palju enamat. Kõige olulisem mõte on see. Gamma vabastab sinu aja ja loovuse. Selle asemel, et nikerdada tundide kaupa mingite pisiasjade kallal, saad sa keskenduda oma loole, oma ideedele, oma sõnumi lihvimisele. See säästab tohutult aega, annab sulle professionaalse välimuse ilma vaevata ja, mis peamine, annab sulle vabaduse olla päriselt loov. Ja ma tahaksin sind jätta ühe mõttega. Kui tehisintellekt teeb ära kogu selle rutiinse ja aeganõudva disainitöö, millele sina siis oma energia suunad? Kuhu sa paned selle vabanenud aja? Milliseid uusi, suurepäraseid ideid sa ellu tood? Sest tehisintellekt ei ole siin, et sind asendada. Ta on siin, et sind võimendada. Aitäh, et vaatasid!